Konfliktid või tagakiusamine sunnivad paljusid inimesi oma kodudest lahkuma ja turvalisust otsima. Kuid õnneks on sundrändest mõjutatud inimestel õigus taotleda varjupaika teises riigis. Rahvusvahelise kaitse taotleja on inimene, kes on taotlenud kaitset konflikti või tagakiusamise eest, kuid kelle taotlust ei ole veel menetletud. Inimene esitab varjupaiga taotluse vastuvõtva riigi pädevale asutusele, näiteks kohalikule politseiametile. Sellest hetkest alates tunnistatakse ta rahvusvahelise kaitse taotlejaks. Selleks, et tõestada, et tema kaitsetaotlus on õigustatud, läbib rahvusvahelise kaitse taotleja pika menetluse. Tavaliselt teevad koolitatud ametnikud temaga üksikasjaliku intervjuu, mis aitab neil välja selgitada, kust rahvusvahelise kaitse taotleja on pärit ja miks ta põgenes. Lisaks intervjuule palutakse rahvusvahelise kaitse taotlejal esitada isikut tõendav dokument ja muud taotlust toetavad materjalid. See võib olla pass, sünnitunnistus või abielutunnistus. Seejärel hindab varjupaiga taotlust menetlev asutus, kui usaldusväärne on rahvusvahelise kaitse taotleja esitatud teave. See tähendab eelkõige seda, et tuleb välja selgitada põhjused, miks ta põgenes ja millised riskid ähvardavad teda tagasipöördumise korral. Varjupaiga taotluse menetlemine võib võtta kaua aega. Tavaliselt jääb rahvusvahelise kaitse taotleja menetluse ajaks vastuvõtvasse riiki. Enamik juhtudel on tal õigus igapäevastele hädavajalikele asjadele, magamiskohale, söögile ja tervishoiule. Sellest abist hoolimata võib rahvusvahelise kaitse taotleja elu olla täis väljakutseid. Paljud neist viibivad asutustes, kus on vähem privaatsust kui oma kodus. Samal ajal, kui nende varjupaiga taotlust kontrollitakse, elavad paljud neist vastamata küsimuste ja ebakindlusega oma staatuse suhtes. Menetluse ajal ei pruugi neil olla luba töötada ja elatist teenida ning teha muid elus olulisi asju. Kui menetlus on lõpule viidud ja kõik andmed on kontrollitud, teeb varjupaiga asutus otsuse varjupaiga taotluse kohta. Kui varjupaiga taotluse osas tehakse negatiivne otsus, palutakse rahvusvahelise kaitse taotlejal oma riiki tagasi pöörduda ja ta võib saada selleks abi. Mõned kaebavad otsuse edasi. Kui aga varjupaiga taotlus rahuldatakse, antakse rahvusvahelise kaitse taotlejale kaitse. See tähendab, et temast saab pagulane või talle antakse mõni muu kaitsev staatus. Pagulastele tuleks anda õigus jääda turvaliselt ja väärikalt vastuvõtvasse riiki. Neil peaks olema õigus ja juurdepääs haridusele, tööle, tervishoiule ja muudele olulistele teenustele.